Maailmas on inimesi, kes ületavad ebanormaalseid piire, et saavutada tippude tipp. Sportlased treenivad aastaid selleks, et lihvida millisekund maha rekordist, saades legendiks. Lauamängu Scrabble ekspert on võitnud inglise keeles maailmavõistlused mitmeid aastaid. Tal on sellest igav hakanud. Suisa nii igav, et ta õppis 9 nädalaga pähe prantsusekeelse sõnaraamatu ning alistas oma konkurendid. Sama triki tegi ära ka hispaania keeles. The 2024 Spanish language Scrabble champion does not speak Spanish. Üks mees on maailma parim selles, et ta on kõige rohkemates asjades maailma parim. 70-aastane on purustanud üle 600 Guinessi maailmarekordi ja tänasel päeval hoiab ta nendest rekorditest üle 200, sealhulgas ka siis enim Guinessi maailmarekordi tiitleid omab inimene. Et kui tal on rekord selle eest, et tal on kõige rohkem rekordeid, siis ta saab ju selle eest uue diplomi, et tal on kõige rohkem rekordeid. Siis tuleb anda talle uus diplom, et tal on kõige rohkem rekordeid. Ja siis ta jääbki kogu aeg diplomeid saama, et tal on kõige rohkem rekordeid. Arhiividest leiab, et nii mõnigi rekord on ka Eestiga seotud. Näiteks 1933 võtsime osa maailma esimesest FIFA kvalifikatsioonimängust Rootsi vastu. Tulemus jäi 6-2 Rootsi kasuks. Kes vana asja meelde tuletab, sel silm peast välja. Tundub, et mõni mees tuletab liiga tihti vanu asju meelde. Igatahes. Mõtlemistunne oleks öelda, et sa oled milleski kogu maailmas kõige parem. Ma tahan ka seda tunnet. Pi on matemaatiline konstant, mis näitab ringjoone ümbermöödu ja läbimöödu suhet. Teisisõnu, kui võtad ükskõik millise ringi, see ei olnudki laud, vaid hoopiski sein. Teisisõnu, kui võtad ükskõik millised ringi, ma avasin kogemata paralleeluniversumi. Palun kasutage vasakut kõrvaklappi, et kuulata mind rääkimas Piist eesti keeles ning juusteta. Please use your right headphone to hear me talk about pi in English and with hair. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pi on matemaatiline constant, mis näitab ringi of a circle circumference to its diameter. In other words, if you take any circle, its circumference will always be approximately 3.14159 and so on times bigger than the diameter. Pi is special because it is an infinite number. Matemaatikud on arvutanud seda triljonite kohta välja, aga täielikult. Fun fact. Fun fact inside a fun fact. Pi Day is celebrated on March 14th because it's the third month and on the 14th day, symbolizing the first 3 digits of pi. Fun fact. On last year's Pi Day, a computer company based in California announced that they had calculated 1.5 trillion digits of pi. It took them 75 days, and yes, that's the official world record for now. Maailmarekord. Kiire faktiparandus. 2. aprillil 2025 arvutas Linus Media Group 226 päevaga välja 300 triljonit pi kohta. Ja tõesti, see on hetkel ametlik maailmarekord. Selle aasta veebruaris ühes Inglismaa koolis korraldati õpilastele võistlus, et kes suudab meelde jätta enim kohti arvust pi, saab kooli direktorile koogiga vastu nägu panna. 10-aastane Briti poiss Alberto Davila Aragon oli sellest ideest väga vaimustuses ja võitis selle võistluse öeldes peast 150 kohta piist. Kas see oli viha direktori või armastus väljakutse vastu? Seda teeb ainult poiss ise. Aga sealt edasi sai ta igatahes hoogu, et ületada ametlik Guinessi maailmarekord. Motiveerituna õppis ta hoogsalt edasi ning purustas rekordi, kus tuli nimetada minuti jooksul nii palju arve järjest kui võimalik. 4543 266482. He's done it. 280 kohta minuti jooksul. Kiire faktiparandus. Praegune rekord on 598 kohta minuti jooksul. Aeglane faktiparandus.
Fun fact, on last year's Pi Day, a computer company based... Fun fact. Seda videot hakkasin ma tegema aprilli lõpus. Täna sai 2026. Ma võtsin eesmärgiks ära õppida 314 kohta. 314 kohta sellepärast, kuna need on pi arvu esimesed 3 kohta. Pluss nad jätavad mänguruumi Alberto rekordi ületamiseks. Mänguruumi selles mõttes, et Alberto sooritusest nägin, et ta on õppinud piid ilmselt 10 või 20 arvu kaupa, kuna ta tõmbab hinge iga 20 arvu tagant. Mingites kohtades jääb ta mõtlema ja lõpus jääb tal üle aega pea 3 sekundit. He's done it. He broke this record with 280 digits recalled in 60 seconds. Need kõik andsid lootust, et 314 arvu oleks mul täiesti tehtavad minutiga ette laduda. Aga selleks tuli mul, et 314 kohta kõigepealt pähe saada. Siin on video ekraani salvestusest, kus ma esimest korda sain kätte 300 kohta. Kuidas ma need pähe sain? Selgitan hiljem. Esimene kord 300 kohta peast sain kätte 3. juunil 5 minuti ja 14 sekundiga. 5 korda aeglasemalt kui tolle aja rekord. 2 päeva hiljem sain rekordaja. Minut ja 20 sekundit. 20 sekundit maha lihvida ja maailma rekord on minu. Praegune point on see, et praegu on jaanuar ja Alberto rekord on purustatud. Mul on selle videoseeria idee olnud juba mitmeid aastaid, aga kunagi ei ole olnud päriselt viitsimist või aega, et seda lõpuni viia. Hea meel, et keegi selle idee peale vahepeal ise ei ole tulnud. Või siis kui on tulnud, siis on samal põhjusel pooleli jätnud nagu mina. Aja nappus. Julmalt töörohke periood hakkas peale ja enda projekti jäi taaskord tahaplaanile. Mis tähendas, et pi-numbrid hakkasid tasapisi ununema. Nüüd on küsimus, et kas ma tuletan uuesti meelde need 300 kohta ja õpin veel sama palju juurde, lootuses, et keegi seda vahepeal jälle ei ületa, või ma võtan ette uue rekordi. Et seda seeriana hoida, siis ma lubasin endale vähemalt 2 rekordi ületamist 6 postitada. Ma küsin uusaasta lubadusi, Jakko, siis sinu esimene uusaasta. Ma luban, et ma annan vähem lubadusi. Väga hea lubadus. Halvimal juhul postitan 1 video 6, isegi kui ma rekordit ei ületa. Seega pane Jakole subscribe. Arvestades, et ma olen seda ühte videot teinud juba aprillikuust alates, siis ma ei tea, kuidas see kõik lõpuks välja kujuneb. Aga selleks, et seda näha, Vajuta telli nuppu. ma tahan, et esimene rekord oleks siiski piiga seotud ja mingi ports arv on mul meeles. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 2, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 9, 2, 3, 0 või? 8, 4, 6, ei. Siia. Piiga seotud rekordeid on õnneks veel. Näiteks 10 aastat vana rekord, enim piiarve peast. No pane subscribe. Palun, peremees, pane subscribe. 500 arvu peast tahvelarvutiga. 2 minutit ja 7 sekundit. Tahvelarvutit mul ka ei ole. Enim piikohti peast samal ajal žongleerides 3 eset. Žongleerida ma oskan. Ajalimiit ka puudub sellel, aga 700 kohta hetkel. Tundub liiga palju, võib-olla jätta selle rekordi tulevikku. Pane. Kiireim aeg kirjutada 100 kohta piist. 11.56. See on täpselt sama pikk aeg, kui see veider paus siin videos oli. See tundub juba tehtav. Aga on veel üks rekord. Nimelt, Guinessi rekordeid on pea sama palju kui piisarve ja erinevaid variatsioone samast rekordist ka mitmeid. Seega leidsingi ka sellele alternatiivi. Kiireim aeg kirjutada 100 kohta piist on 11.56. Aga kiireim aeg kirjutada 100 kohta piist peast on 14.22 ja see tundub juba vägagi tehtav. Kui tahad veel videoid, siis vajuta siia alla. Vajuta siia alla, subscribe. Vajuta, see on tasuta.
hetkel mul oli peas 65 kohta ja ajaks 24.37, mis tähendab, et meelde on vaja tuletada 35 kohta ja kiiremaks saada. Mul on selles mõttes väike eelis ees juba ammu, kuna ma kooli ajal teadsin vähemalt 100 kohta peast. Põhjus on iseenesest väga lihtne, mul oli igav. Ma mäletan, et ma õppisin seda nii, et jaotasin pika rea peal olevad numbrid plokkideks, kuidagi endale mugavateks juppideks. Ma üritan nüüd võimalikult täpselt seletada, kuidas see minu jaoks toimib, aga jäta kommentaar, mida edaspidi näha sooviksid ja samuti ma ei tea, mis kanal see on. Ma ei tea. Pane subscribe. ühesõnaga, vaatasin netist arve, jätsin meelde, toksisin need kalkulaatori peal sisse ja pärast kontrollisin, kas ma olen ka need täppi pannud. Endale tol hetkel teadmata saigi sellest kontrollimise viisist just ülija õppimise meetod, just lihasmälu näol. Edaspidi hakkasingi õpitud arve sisestama kalkulaatorisse ja nägema mustrit. Ma küll üritan võimalikult täpselt seletada, aga ma ei oska seda muud moodi seletada, kui et minu jaoks läheb see rütmiliselt loogiliselt. Loll lause. Enamik õppemeetoditest on mul mustri põhjal, kus arvud on jaotatud plokkideks. Mitte nii nagu Albertol, kes ilmselt õppis 10 jadadena. Mul on pigem plokid pikkusega 3,4 kuni maks 6,7. Enamik meist teavad, et pi algus on 3,14. Peale 14 tuleb 15 ehk 1,5. Või siis minu jaoks, et saada 3 arvu, tuleb alt vasakult paremale üles diagonaal 1,5,9. 2,6,5,3,5. 2,6,5,3 moodustab justkui sellise lipsukese, kus 5 paneb lihviukse kinni. 8, 9, 7, 9 toimub hüplemine ülemisel real, mis jätkub alumisel real 3, 2, 3-ga. Kõik see on nagu väikene tants. Näiteks üks suurem 6. plokk 9, 7, 4, 9, 4, 4 mängib 6 arvuga ja tekitavad sellise kolmnurga. Hea meelde jätta, aga olen leidnud ka mõned loogilisemad erandid, kui nii saab üldse öelda. Näiteks 1971 meenutab mulle millegipärast aasta arvu 1971 ja muud põhjendust ei olegi. Peale seda tuleb 69. 781. Selle 300 ploki esimene arv annab vastuse kätte. Ehk minu peas, kui on selle numbri kord, ma kujutan ette, kuidas joonistada 7, mis algab siit. 781 tulebki visuaalina number 7. Queen's Gambit type of beat. Ja peale seda tuleb kohe kena maiuspala. Ma leidsin seose 10 numbril järjest. 10! Selleks on 640, 628, 6208. Kui sa viitsid, siis jätta video pausile ja jätta kommentaar. Kuidas sina selle jada meelde jätaksid? Oleks huvitav teada. Valesid vastuseid ei ole ja võib-olla see aitab mind mingi tulevase rekordiga. Minu jaoks on see nagu üks pikk liit, mis tehe. 6 + 4 on 10. See oli ühe unustamiselt ära. Peale seda tuleb 6 + 2 on 8 ja peale seda jälle 6 + 2 on 8. Aga vahepeale paneme nulli tagasi. Üliloogiline. Ja nii lihtne see ongi. It's crazy, but it works. Mingi sellise veidra loogika ma olen välja kujundanud ja kui ta toimis tookord, siis ta toimis ka nüüd, kus ma õppisin ära 300 kohta. Alguses mõtlesin uuesti kalkulaatoriga õppida, aga tänapäeval on tehnik juba nii arenenud, et on pi õppimise äpid. Aga enamustega oli üks viga. Minu kalkulaatoril käisid nupud just niimoodi, alt ülesse 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aga enamus äpid käisid vastupidi. Esimene äpp, kus oli mulle kodune väljak, jäigi mega heaks õppimise platvormiks. Ehk siis nüüd ma tuletan meelde esimesed 100 kohta ja hakkame aega püüdma, milleks oli 14,22. Aga enne seda ma proovin maha lugeda minuti jooksul nii palju arve piist, kui ma suudan, et näidata, kui võimatu on 598 kohta ette vuristada. Ja veel peast. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 9, 2, 3, 0, 7, 8, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 8, 6, 2, 0, 8, 9, 9, 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 8, 2, 5, 3, 4, 2, 1, 1, 7, 4, 6, 7, 9, 8, 2, 1, 4, 8, 0, 8, 6, 5, 1, 3, 2, 8, 2, 3, 0, 6, 6, 4, 7, 0, 9, 3, 8, 4, 4, 6, 0, 9, 5, 5, 0, 5, 8, 2, 2, 3, 1, 7, 2, 5, 3, 5, 9, 4, 0, 8, 1, 2, 8, 4, 8, 1, 1, 7 ja 4, 5, 4, 2, 9, 4, 1, 0, 2, 7, 0, 1, 9, 3, 8, 5, 2, 1, 1, 0, 5, 5, 5, 5, 9, 6, 4, 4, 6, 2, 2, 9, 4, 8, 9, 5, 4, 9, 3, 0, 3, 8, 1, 6, 1, 9, 6, 4, 4, 2, 8, 8, 1, 0, 9, 7, 5, 6, 6, 5, 9, 3, 3, 4, 4, 6, 1, 2, 8, 4, 7, 5, 6, 4, 8, 2, 3, 3, 7, 8, 6, 7, 8, 3, 1, 6, 5, 2, 7, 1, 2, 0, 1, 9, 0, 9, 1, 4, 5, 6, 4. Kadus järge. Siia ma. 6, 1, 0, 4. Ebareaalne, praegu ei saanud isegi eelmist rekordit kätte.
mul tuli üks mõte. Kuna ametlikku videot rekordist kuskil ei ole, siis ma teen koduste vahenditega endale ise video. Fang Xiao on pärit Hiinast. Ma eeldan, et ta ületab rekordit oma emakeeles. Hiina keele numbrite hääldused on ülimalt lühikesed. Kõigepealt ma teen pika vorsti, kus on iga number vähemalt korra esindatud. Korrutan seda seni, kuni saan kätte praeguse rekordi 598 kohta. Kiirendan klippe, et kogu jutt mahuks minuti sisse. Ja praegune maailmarekord kõlab umbes nii. Hop, väike filmitrikk. Pidage meeles, et siin ei ole ühtegi hingetõmbe pausi ka sees. Loom, kes lendab tippu, ma olen laika, selga panen maika ja panen sind paika. Keeran juurde kuumust kuniks me oleme Jamaikal, sest ma olen nagu päike, silma ma paistan. Sain nüüd pikalt jahutud sellest, et minuti jooksul tuli vuristada ette nii palju arvu kui võimalik, aga see rekord, mida täna üritan ületada, on siis 100 kohta peast trükkida nii kiiresti kui võimalik. Ja hetke rekord kuulub India naisterahvale Sri Lekha Anumulapelli, kes sai ajaks 14.22. Tädike küll ületab seda arvuti klaviatuuril, aga kuna ma niikuinii neid mitteametlikult ületan, siis pigistan endal selle koha pealt silma kinni ja proovin aega ületada telefoni peal. Ei ole üldse nii lihtne. Miks ma neid rekordeid mitteametlikult ületan, võin rääkida järgnevates osades. Kui peaks huvi olema. Jäta kommentaar. Sain mingi vahemik mõningad õnnestunud katsed järjest, aga 14.22 ei olnud nii lihtne, kui ma arvasin. Kui kiirust hakkasin lisama, tulid arvude sisestamisel näpukad sisse ja tegin paar aeglist testraundi, et mustrit rohkem käppa saada. 825342117069. Numbrid olid igal juhul peas, aga nüüd oligi rekordi aeg 14.22 takistuseks. Ja mida kiiremini toksima hakkasin, seda rohkem vigu sisse tuli. Kuniks me oleme Jamaikal, sest ma olen nagu päike. Silma ma paistan, vahel tundun laiskuna raiska aega raiskan, see on see, mis mulle tundub. Ma haistan, kui käitud nagu madu, siis kiirelt seda taipan ja ütlen tšaupaka, aida, tavaika. Ma tulen üksi vastu, mul on savi su impeerium ja näitan sulle keskmist, kuulas on müsteerium. Sa ei pea mu mõtteid lugema, et mu meelest oleks meedium. See on rock, kale, kokk, sa oled miid, ma olen premium. Ma ei oska lõpetada, sest see sound on liiga äge. Mu GPS on katki. Võibolla tegin ära, võibolla ei ole tega. Võibolla tegin replay. Nii, žürii teeb kohe kontrolli. Ei ole 26 millisekundit ei puudu. Kui arvestada sellest hetkest, kui esimest korda klahvi võtsin, siis jäi ikka 14 millisekundit puudu. Nii et back to the drawing board. 3 tundi möödas ja enam ei saanud üle 10 koha järjest õigesti sisse. Aga mis sa muud ära teed, kui ikka edasi proovida. See what's up, I like it hot. I like it hot. No nüüd äkki või? Peaks vist olema, siin näitab 13 äkki. Vist tegin ära võibolla, ma arvan. Marr vaatab üle kohe. Ära tegin. Küll ma olen tubli mees. Ma olen maailmas kõige parem inimene mingi selles. Nüüd on maailmarekord mitte ametlik. No, saab pausti ja kõmdi. Palju õnne! Niimoodi ja subscribe.